ärikäik. Tere head ärikäigu kuulajad! Tänane saade on omamoodi väike juubel, kuna eetrisse jõuab ärikäigu 40. episood. Siin saates räägime inimestega, kes on ärigeeniusele oma ettevõtmistega silma jäänud. Samuti tuleb siin juttu teemadest, mis ettevõtlikele inimestele laiemalt huvi võiksid pakkuda. Tänaseks saatekülaliseks on mees, kes on tööle pannud kõrgelt hinnatud toitlustuskoha. See toitlustuskoht on tuntud eelkõige just oma burgerite poolest, mis ei jäta külmaks ka kõige burgeri kaugemat inimest. Tere tulemast ärikäiku VLND burgeri asutaja ja juhatuse liige Kris Süld. Tere ja tänan kutsumast. Tänase episoodi saatejuhtideks on ärikäigu ajakirjanikud Rauno Uusler ja Kaire Külli-Vaatman. Tere! Alustuseks, Kris, räägi meile palun, kuidas VLND burger sündis ja miks ta üldse sündis? Ja miks just burger üldse? No see on mõneti pikk lugu tegelikult, et kui hakkad seda VLND burgeri nime otsast lahkama, siis seal on kaks osa, eks, VLND ja burger. Et enne kui me tegime VLND burgerit, siis tegelikult on eksisteerinud selline kogukonnaportaal nagu VLND, mis oli siis minu ja paari minu sõbra algatatud Viljandist kõnelev kogukonnaportaal, kus me tegime Facebooki lehte ja blogi, kajastasime seal kõike, mis Viljandis toimub ja seda siis sellisest nooruslikust võtmest, et siis meil oli selline hashtag nagu from VLND to the world. Ja siis aja jooksul kuidagi juhtus niimoodi, et tekkis mingi seletamatu kirg burgerite vastu. See on tegelikult, mina kolisin Tallinnasse ja siis ka tänane äripartner Oskar Berggren oli selleks ajaks juba kolinud Tallinnasse ja kuidagi avastasime üks hetk, et tegelikult ei saa sellist burgerit kuskilt nagu me ise tahaks. Ja siis jällegi orgaaniline jätk, et minu elukaaslane, kes elas sellel ajal Stockholmis, ma hakkasin tal külas käima, seal me saime sellist burgerit, nagu me tahtsime. Ja siis, kui me kõik need pusletükid omavahel kokku panime, siis saigi nagu sellest VLND kogukonna osast järsku kuidagi VLND burger. Et selline lihtne lugu. Aga mis teil siis sealt burgeritest puudu jäi? No sellel ajal tänaseks siis umbes 7-8 aastat tagasi ei olnud Eestis liiga levinud see smashburgeri kontseptsioon. Et kus sa võtad siis selle hakklihapallik, see paned ta vastu kuuma panni, suruta õhukeseks, siis tekib liha sellele grillipoolsele pinnale, see nii-öelda Maillardi reaktsioon, mis teeb talle selle krõbediku alla. Ja see oligi siis see, mida me tegelikult tahtsime, mida me olime palju välismaal näinud ja Eestis ei olnud veel siis kogenud ja mõtlesime seda pakkuda ise. Mitte, et ma oleks alguses suutnud seda ise tegelikult teha. Et selle soovitud tulemuseni tegelikult me jõudsime, ma arvan, Baltaleti avasime, võib-olla siis, et enne seda me on tegelikult paar aastat nagu toimetanud, otsinud seda ja ei olnud suutnud nagu võib-olla päris selgeks seda asja veel saada. Ma arvan, et tänaseks oleme selle valemi nagu enam-vähem selgeks saanud ja peaaegu alati tuleb väga hästi välja. Aga arvestades, et ikkagi algus pandi ju Viljandis, et võiks ju mõelda, et burger, et okei, peale selle isikliku huvi, et burgerid meeldivad, sama hästi võiks ju, et oleks rohkem Viljandiga seoses näiteks mulgikapsast hakata müüma. Et kas see burger on ikkagi kuidagi nagu selle Viljandi nägu, kas selle, et ta seal sündis, et teie seal nagu olete pärit, et on see kuidagi nagu mõjutanud selle burgeri sündi? Ja, kindlasti, et kui 7 aastat tagasi oli esimene siis VLND burgeri 70 burgeri pidu, siis sinna me tellisime saia, seda kuklit mulgipagarist, mis on siis Viljandis Posti tänaval asub väike pagarikoda ja nüüd kõik need aastad, kus me oleme kasvanud ja edasi liikunud, tegelikult ikka veel tuleb meie kukkel mulgipagarist, kogu aeg värske, kogu aeg Viljandist, nii et see Viljandi side on meil ikka veel alles. Me oleme siin aegade jooksul üritanud seda sidet ikka hoida päris tugevalt. Paar aastat tagasi tegime näiteks Pajumäe piimafarmiga, tegime oma cheddari juustu.
aastake paar saime seda kasutada, siis erinevatel põhjustel sellist kuidagi vajus ära, et sellega lõpuks me ei saanud seda toodet selliseks enda jaoks toimima, et oleks meil igapäevaselt mugav kasutada. Aga seda Viljandi asja me püüame ikkagi hoida kogu aeg, mitte ainult sõnades, vaid ka tegudes endaga kaasas. Aga kuidas see burgerite retseptide väljatöötamine siis käis, et kas istusite kõik koos kokku ja panite, et mulle meeldivad need asjad ja mulle meeldivad need asjad ja kas te läksite omavahel nagu vaidlema ka selle üle, et mis ühe hea purksi sees peaks olema? Vaidlust ei ole olnud, et see meie enim müüdud toode täna ikka, põhimõtteliselt need on 50-50 seal topis on klassik ja juustuburger ja klassik on tegelikult siis meie selle 70 burgeri peo esimese burgeri selline lihtsustatud variant võib olla, sest seal esimesel üritusel me läksime natuke hulluks. et pakkusime mingit veidi segast toodet ja see on sealt tulnud nagu kaasa. Aga kõik ülejäänud burgerid oma retseptide mõttes on tulnud suhteliselt harmooniliselt, et me teeme mingeid katsetusi ja tavaliselt jõuame üpris demokraatlikul teel selle tulemuseni, mis kõigile sobib, et ei ole olnud mingit sellist, ütleme nii, et selle üle me vaidlema pole pidanud. Kui sa sageled üldse nagu mõtlete menüü uuendamise peale ja kas see on üldse teema või on teil nagu oma kindlad juba olemas ja uusi ei? Ma arvan, et meie uuendaksime me nüüd palju kiiremini, kui tegelikult tarbijad seda tahavad. Et sellepärast me aeg-ajalt toome mingid eriburgerid sisse lühiajaliselt, eks see on jälle siuke turu testimise vaates natukene, et vaatame, kui hästi hakkab minema, aga tavaliselt erandjuhud on, et kunagi me tegime HBF-i burgerit, mis oli selline vürtsikas burger, ja see oli sellise eriburgerina sees ja tegelikult sai nii menukaks, et täna on ta meil selles põhimenüüs ka olemas. Ja siis, kui me tegime nüüd veel üle-eelmine ja eelmine aasta oma Põhjala tehase purksiputka, et siis seal me tegime peaaegu, kui mitte iganädalaselt, siis igakuiselt ikkagi erinevaid tooteid letile katsetada. Et me ikkagi püüame ise sellepärast, et meie enda maitsed ka ajas muutuvad, et kui me täna hakkaks tegema uut burgeri kohta, siis ma arvan näiteks, et seda klassikburgerit me enam näiteks menüüsse ei paneks. Et seal on mingid, me kindlasti ei mässaks selle pesto tegemise ja asjadega, et me teeks ta kuidagi lihtsamaks. Aga Eesti on ju musta leiva ja sepikumaa, kus on rukkiburger see on, ja kaeraburger. See on selline meie võib-olla kontseptsiooniline eripära, et kui me väga-väga kaua puiklesime vastu näiteks, et teha kanaburgerit. Ja siis me seal Põhjalas lõpuks ühe ürituse raames seda tegime ja nüüd kanaburgerit siis vanalinnas meil saab tegelikult sisulist iga päev, aga Baltaletti ta on lihtsalt ütleme siis nagu töökorralduslikult ei sobi, et me peame hoidma selle valiku üpris limiteerituna lihtsalt sellepärast, et jõuaks kõik need asjad ära teha, et kui me võtame kõik hästi palju erinevaid variante sisse, siis lõpuks on suur segadus endal, kliendil ja tegelikult ka nagu inimestel, kes peavad seda tööd igapäevaselt tegema, et püüame hoida seda hästi lihtsana ja mõneti võib-olla siis, ma ei tea, klassikalisena. Hinnad jäävad teil praegu kuskil sinna 9 ja 11 euro vahele. Mina kui inimene, kes sööb burgereid üpris palju, ma ütleks, et ta on ikkagi natukene krõbe või kuidas sina ise seda hinda kommenteerid, et kas see tuleb ikkagi tulenevalt toorainest, et see on kvaliteet on niivõrd palju parem või see hind on lihtsalt kuidagi nii-öelda armastuse järgi pandud sellele burgerile? Ei, see on ikka, ma ei tea siis, õnneks või kahjuks välja kalkuleeritud sisendhindade järgi, et meil on juhatuses on ka Kristiin, kes alati võitleb, et kõik on nii kallis ja siis teed see rehkendus ära, siis mingi kurat ja peabki nii olema, et nüüd me 5. sünnipäeva tähistasime Baltaletile eelmine nädal. Kui me alustasime, siis oli burger 6 eurot. Täna on 9. Et see on meeletu kasv, me tajume seda nii tarbija kui siis ka siis pakkuja aspektist ise ka väga hästi, aga
tooraine hinnad on meie jaoks tõusnud veel rohkem, et meil lihtsalt kahjuks ei ole muud varianti, et maheliha kasutamisel on oma hind ja väiksest pagarikojas saiade võtmisel on samamoodi oma hinnalipik juures, eriti kui arvestada, et nad tulevad Viljandist, seal on veel transpordikomponent juures, et kõik need asjad loevad, pluss tahame ka maksta oma kollektiivile ausalt palka, et ei skeemita ja selle me leppisime kunagi kohe ettevõtete ees kokku, et kui trikitama peab hakkama, siis peab vist hakkama ära lõpetama, seepärast et üldjuhul seal pole lihtsalt mõtet. Nii et proovime teha ausalt igatepidi, et nii tooraine kui siis ka asjaajamise mõttes. Kes on üldse teie konkurendid? McDonald's ja Hesburgeriga te nähtavasti ei konkureeri, sest hinnavahe on ikka ju tohutu. Ja. Me konkurente Tallinnas on ju tegelikult mitmeid ja võib-olla need ei olegi tingimata just burgerikohad, et kui Wolt annab igal aastal välja oma seda patuheine kategooriat, siis tegelikult seal nad on päris ilusti ära nimistanud kõik need meie potentsiaalsed konkurendid, et pizzad, burgerid, räpid. Vähe on vist neid inimesi, kes nagu cravingute puhul, ma ei tea, söövad aasta läbi ainult burgereid, et ise ju samamoodi vahepeal tahaks võib-olla Chakrast mingit indiatoitu ja vahepeal tahaks võtta jahust pizzat, et me ilmselt kuidagi nagu seal nendega konkureerime ja sellist võib-olla otsest purksi konkurenti täna niimoodi vist ei olegi, et Tallinn on õnneks piisavalt suur, et kõik tegelikult mahuvad ära. Aga kui palju teil neid burgereid, ma ei tea, päevas, nädalas, kuus, palju te neid teete, palju teil ostetakse neid? Ei ütle seda numbrit, aga tuhandeid ja suvel, ma arvan, kui on festivalid ja asjad, siis mingitel hetkedel ikkagi me võime jõuda ka isegi 10 000 burgerini nädalas, et kui kõik kohad ja toiduauto juurde ja need asjad, et ise ikkagi nagu vahepeal tundub, et teeme ikka täitsa äri, et kui muidu meil juhatuse liige Oskar ütleb, et meil on selline tore MTÜ, et siis mingitel hetkedel tunduvad asjad natuke lõbusamad ja ikka müüme ka natuke. Aga siis ütleksidki, et on nii-öelda tugevalt tunda seda hooajalist vahet? Jaa, väga. Et suvi üldjuhul ikkagi, kui suvi läheb käima, tulevad festivalid ja toiduauto saab ka toetada ja kõike muud, siis see on tegelikult väga suur abi ja suvel lisaks tulevad Tallinnasse turistid ja mis on millest mul ei meeldi rääkida, aga suvel on ka tegelikult seda kullerteenuste kasutamist oluliselt vähem, sest inimesed on rohkem ise näiteks turul või festivalidel kohal, mis tähendab, et me iga kord jämedalt, siis see on vist nagu teada tuntud, et umbes 5% kuni 4% käibest on muidu ju sellele kullerpartnerile, eks, et mis raha jääb selle võrra rohkem meile, et seda kõike tegelikult on tunda, aga lihtsalt selle nii-öelda clarifymise mõttes, et tegelikult me saame oma kullerpartner Woldiga väga-väga hästi läbi ja oleme koostööga selles mõttes väga rahul, et ilma nendeta oleks, ma arvan, veel raskem. Põhjalas te panite kinni oma pudga ja vanalinnas avasite. Miks just see valik? Kas vanalinn ongi, et nagu turisti on rohkem, inimesi käib rohkem? No meie puhul oli see võib-olla õnnelik juhuste kokkusattumine, et me olime just omakeskis mõtlemas, et me vist peame seal Põhjalas oma asjad kokku pakkima, et lihtsalt ei tule kokku. Et ta toimis küll sellise, ütleme siis delivery köögina, et seal telliti, toodi, aga seda kohapealset inimest oli väga vähe ja seal asukohas teha ainult seda kaasa müüki väga keeruline, et ta on ikkagi piisavalt sügaval Koplis, et sellist juhukülastajad sattus sinna siis, kui olid suuremad üritused või juhtus ilus ilm ja kogemata ei olnud näiteks koolide lõpetamine ka veel samal päeval, et muidu neid konkureerivaid asju oli ju väga palju. Aga vanalinna siis juhtuski lihtsalt niimoodi, et me olime otsustamas seda Põhjalat sulgeda ja siis sattusime Mikkellari poistega lobisema ja leidsime väga tugeva ühisosa ja siis mõtlesime, et aga miks mitte proovida koos. Just siis, nagu sa välja tõid, see argument oligi võib-olla see, et vanalinnas äkki on seda juhuslikku möödakäijat rohkem, seal on juba olemuselt turisti rohkem ja mida me nüüd oleme avastanud endale üllatuseks,
vanalinn on täitsa kesklinnas, täitsa mõnus on seal käia. Et mis nüüd on juhtunud Tallinnas, eks paratamatu, et kuidagi, või mitte ta ei ole paratamatu, aga see on juhtunud, et linnakodanik ise satub vanalinna võib-olla lubamatult harva ja nüüd me ka ise näeme, et me oleme nüüd kusjuures täna täpselt 2 kuud avatud olnud vanalinnas, et kui pakkuda kohalikele võimalust vanalinna tulla ja midagi toredat seal teha, siis tullakse. Ja meil on selle üle väga hea meel, et me tegelikult saame seal olla ja koos heade partneritega, et siis on seda asja veel kuidagi lõbusam teha. Aga on siis inimesi rohkem? On, selgelt on rohkem, jah. Aga praegu teil on menüüs Mikk Kelleriga koos on ka, ma ei ole kindel, et ma nüüd õigesti ütlen, aga et 1 jook ja siis on ka Mikk Kelleri enda õlled. Et kas need on ainult vanalinnas saadavad või on need ka nüüd tulnud siia Balti jaama, et saab siit ka nagu... No Mikk Kelleri õlled on tegelikult olnud meil valikus juba, ma arvan, 3 aastat. Tegelikult Balti jaamas, Tartus ja ka toiduautos, samamoodi on meil Põhjala õlled olnud valikus. Aga vanalinnas on ikkagi see sortiment ju oluliselt suurem, sest et ta tegelikult oma olemuselt on Mikk Kelleri baar, mille kööki opereerib VLND Burger. Ehk siis, kui väga lihtsustades öelda, siis me oleme köögirentnikud ja nemad ikkagi on nagu baaripidajad. Et see on ka see põhjus, miks seal lihtsalt see joogivalik on sedavõrd palju suurem. Alguses saad täitsa enne saadet hakkasite siin juba rääkima sünnipäevadest. Hiljuti oli ka Balti jaama letil oli 5. sünnipäev. Kuidas sa selle 5 aastat kokku võtaksid siin Balti jaamas? Kas see on olnud edukas, kas see on olnud mitte nii edukas, kui alguses olid plaanid, et kuidas see 5 aastat kokku võtta? No meie jaoks on ta ikkagi olnud, peamiselt võib-olla isiklikus plaanis, et seda, kuidas ta teistele tundub, seda saavad teised ise öelda, aga meie jaoks on ta olnud täielik edulugu. Aga seda saab ka vaadelda mitut pidi, et kui nüüd mõelda nagu halva nurga all, siis me oleme saanud tegeleda 5 aastast 1 aasta ilma mingisugust selliste häiringuteta, sest tegelikult kui me avasime Baltas, mis oli 11 kuud hiljem algas koroona, mis tähendas, et 2 aastat sisuliselt me olime ju kas osaliste piirangute või lauspiirangute all, tuli peamiselt tegeleda ainult kaasamüügiga või siis suviti sai ka seda turisti ja tavalist kodanikku näha ja siis sealt omakorda 2 aastat hiljem hakkas sõda, mis kergitas kõik sisendinnad kõrgeks, et on olnud selline korralik üles-alla sõit ja oleme proovinud selle kiusti ikkagi võib-olla siis hoida head tuju, et me teeme seda ikkagi mõnes mõttes enda jaoks või ise teeme teiste jaoks, et oleks tore ja püüda selles protsessis ennast mitte ära kaotada on olnud võib-olla kõige selline keerulisem osa sellest asjast, aga just sellised tähistamised, nagu me eelmine nädal tegime, võib-olla meenutavadki seda, et miks me seda teeme, miks seda tegelikult on tore teha ja kui juhtumisi veel keegi ütleb mõne hea sõna ka, siis on, siis tuleb jälle tuju tagasi, et eks vahepeal ju neid raskeid hetki on olnud oma jagu, aga siis ütleme niimoodi, et need kõrged on kõrgemad kui madalad. Kuidas su südametunnistusega on, et kõik suhkrumaksud ja asjad räägivad, et ja statistika ütleb, et rahvas on rasvunud, lapsed on paksud, midagi ei viitsi teha ja nüüd sina tuled välja hamburgeriga? Ei, ma ei tea, hamburger on hea toit, kui seda süüa normaalsetes kogustes, nagu kõige muuga on, et ega vahepeal peab lubama endale ka ahvatlusi ja niimoodi ta käibki, et see, kui keegi sööb liiga palju, siis selle eest vist meie paraku vastutada ei saa. Mitu korda nädalas sa ise ühe purksi põske pistad? On ka perioodi, kus ei söö 3-4 kuud, aga viimasel ajal tundub, et niimoodi korra nädalas. Nii võib öelda, et mingi hetk saab ikkagi isu täis ka, et kui oled pidanud alguses nii palju katsetama ja proovima, et mingiks ajaks võib-olla hakkab täitsa vastu? No täitsa vastu ei ole küll kunagi hakanud, lihtsalt vahepeal on see, et nagu kõik asja, kui sa midagi sööd liiga palju, siis vahepeal tahaks vaheldust ja siis me seda vaheldust üritan endale pakkuda, et käimegi avastame erinevaid burgerikohti, mitte ainult Eestis, vaid ma ei tea, Stockholmis, Londonis, et kuhu saab minna sellistele lühikestele linnapuhkustele, siis tegelikult seda inspiratsiooni ja uusi maitseid sealt välismaalt saab päris palju, mis tegelikult seda burgerisuga võib-olla üleval hoiavad. Aga
kui jutt siin korra juba läks igast maksudele ja suhkrumaksule ja sellised asjad, et kuidas see nagu tuleviku väljavaateid mõjutab, et kas olete nii-öelda valmis ka selle jaoks, et ühel hetkel maksabki burger 15 eurot lihtsalt, sest tooraine läheb lihtsalt nii eest ära nii kalliks, aga siis inimene ei jõua seda jälle omakorda osta? Oht on alati, et aga noh, kui praegu vaadata, et 5 aastaga on tõusnud 3 eurot, siis see peaks 6 eurot. 10 aasta pärast 15 euri tundub reaalne, ausalt öeldes, et meil ju näiteks Major on juba täna, kui ma ei eksi, äkki 11 eurot, et see võib vabalt maksta 10 aasta pärast 15 eurot ja noh, mis iganes võib juhtuda, kui sissetulekud jõuavad järgi, siis tegelikult ma arvan, et see ei ole probleem ja välismaal paraku asjad juba sellises hinnaklassis ka on, et noh, see on midagi, mida meie ei saa ennustada, aga kui see juhtub, siis tuleb sellega paratamatult kohaneda. Kus kohast tuleb tooraine teile? Sa rääkisid siin Eesti maheveisest, eks ole, ja tšettarjuustust, aga muud asjad? Noh, suuresti meie burger ongi ju üpris komponentide vaene. Et kukkel tuleb Viljandist, liha on meil Liivimaa lihaveise maheliha, juust on American Cheddar, mis täna kahjuks enam ei ole Eesti toode, aga ikkagi on puhastoode, et seal ei ole neid mürkaineid sees või selliseid nagu pahasi asju sees, et me seda väga püüame jälgida. Ja salatilised tulevad Fruit Expressist, et seal muud keerulist ei olegi. Kus see juust tuleb siis? Hollandi juust. Aga me ise hinges me väga tahame, et kõik, mida saaks, võtaks Eestist. Aga täna veel ei ole leidnud seda sellist juustu, mis oma omadustelt, ütleme nii, et mis sulaks õigesti. Aga viimastel nädalatel on Hesburger ja McDonald's ja Burger King ja kõik sellised rääkinud hästi palju seda, et kui hästi neil läheb, avavad muud kui uusi kohti. Kuidas teil majanduslikult läheb? Kas see nii-öelda nende edu kuidagi mõjutab teid ka? Ei oskagi öelda, me ei võrdle ennast nendega või me üleüldse üldiselt võrdleme ennast iseenda ja oma eelmise aastaga, et me oleme küll käibes iga aasta sisuliselt kasvanud, et eelmine aasta vist kõikide ettevõtete peale kokku tuli natuke üle 1 miljoni või 1 100 000, millega me ise oleme rahul, aga ma olen kunagi äkki samamoodi Geeniuses öelnud, et me kahjuks ei ole väga Exceli mehed. Et selles mõttes ei oskagi öelda, et ma võin öelda, et selle aasta algus on meil olnud väga hea, aga eelmise aasta lõpp, oktoober, november olid meie ajaloos kindlasti kõige keerulisemad kuud. Teil on ka selline ettevõtmine nagu Peace Out. Kuidas sellel tänasel päeval läheb? See siis täpsemalt vist tegeles, et toodate ise nii-öelda vegan biffe oma burgeritele, nagu ma õigesti aru sain. Just. See oli vist 3 aastat tagasi, kui te hakkasite ja me hakkasime koroona tipphetkel minu arust vist sellega toimetama, et ma lugesin tookord Sakalast, Viljandi maakonna lehes Sakala, et seal on niisugune asi olemas Tallinnas nagu see fermenteerimis- ja toiduarenduskeskus, ma kirjutasin neile ja siis nad olid mingi okei, teeme muidugi ja siis hakkasime sellega pusima. Ise sain samal ajal koroona, ehk siis kui oli see maitsmise aeg, siis mina sain öelda, minu panus on tekstuuris, et maitseid ma ei tundnud peaaegu ligi aasta. Aga lõpuks see toode tuli välja, kuidas läheb, raske öelda, et me tegelikult päris ausalt öeldes ei oska sellega kuskile edasi minna, et me oleme, kui me tulime turule, me seadsime mingid eesmärgid, tegelikult hoomamata, mida see äri endas kujutab, et see ei ole burgerite müük, vaid see on selline märksa suurem mahuäri, kus tuleb lugeda sente ja Excelist me juba rääksime, et me oleme peaaegu, et kõigis olulisemates Tallinna vegan restoranides sees, et ma ei tea, Vegan Veg Machine, Rohe, kõik Põhjala täppruum ja ise muidugi müüme enda toodangut, aga mis edasi? Ei tea, et nüüd me oleme saanud temaga vaikselt niimoodi plussi tiksuma, et muidu meil on temaga veidi keeruline, aga vaatame, mis elu toob, et natukene nüüd kogu sellest segast aegade kiuste võib-olla laseme ta nüüd rahulikult olla, teeme sellist vajalikku igapäevategevust ja siis vaatame, kas tuleb mingeid uusi mõtteid või peab ta ka midagi muud välja mõtlema.
Mis ja kuidas keeruline oli? Sa ütlesid, et selle asjaga oli keeruline. Me võib-olla ülehindasime seda, kui palju huvi võib olla vegan toidu vastu. Et enne ütlesin, et peaaegu kõikides kohtades oleme sees, kus me oleme tahtnud olla, siis see mahtu tegelikult tahaks ikka 2-3 korda veel kasvatada ja see seda paraku peab tegema juba nende inimestega koos, kes ei ole puhtad veganid, vaid tegelikult sooviksid seda lihtsalt vahepalaks võtta või vahelduseks süüa midagi, mis ei ole liha, aga see ülesanne on juba märksa keerulisem, mida lihtsalt siis nii-öelda üksi lahendada ühe ettevõttena, et hakata tarbimisharjumusi muutma või mudima nagu sinna poole, eriti olles siis selline väike vegan ettevõte, et oma burgeri, Veelende burgeris me näeme, et vaikselt veganburgerite hulk kasvab, mida ostetakse, aga see võiks kindlasti olla veel suurem. Kui te sellega turule tulite, siis kas see võeti klientide poolt avasüli vastu või oli alguses sellist ninakrimpsutamist ka natukene, et mis mõttes, et ma ikkagi arvasin, et kõik on siin ainult lihaga ja kvaliteetse lihaga? No me tegime oma vist läbi aegade kõige vägevama selle PR standi ära seal avades, et me müüsime ühe päeva ainult vegan purkse ja tegelikult see läks üllatavalt hästi. Ja üldiselt on nii, et kes söövad, neile meeldib, sest enamasti söövad veganid, nemad on selle nagu maitse kompotiga harjunud, nad nii väga ei üllatu, hernes peaaegu ükskõik millises bifis ta on, et kui sa sööd meie biffi või konkurentide biffi, seal ei ole enam liiga suurt erinevust. Aga kuidas, et see väljakutse minule endale tundub vegan toitude pakkuvate juures ongi see, et kuidas seda viia nendeni, kes ei ole puhtad veganid või kellele pakkuda seda elamust esimest korda, et proovida. Et siin minu arust oligi, võib-olla ajan brändid sassi, aga et mitte ajada sassi, siis üks Eesti vegan toidutootja ja üks lihatootja tegid sellise eksperimendi, et nad segasid veiseliha sisse seda herneproteiini, ehk siis vähendasid selles siis kotletis või bifis lihtsalt lihakogust, et juba see pidavat olema kõvasti tervislikum ja võib-olla on hoopis see tulevik, et ei ole 100% veiseliha, ei ole 100% hernes, vaid on nende segu ja on siis positiivse nii planeedile kui tervisele. Elame, näeme. Aga kas see on mingi selline ettevõtmine, millega võib-olla plaanite mingil hetkel ka välismaale minna, selle kuidagi turundada seda taimset biffide tootmist ja seda kuidagi müüa ka kaugemale? No see oli kindlasti meil alguses üks plaan, millega me soovisime edasi minna, aga mingi hetk kulus seda auru kõigele muule nii palju, et nii mõneski mõttes Peaceout'i vaates, ma arvan, konkurendid arenesid väga palju eest ära, et siis nüüd me oleme püüdnud ise leida mingit sellist turuniši, kus võib-olla arendada natuke põnevamaid tooteid ja rohkem horeka suunale, et täna me oleme püüdnud viimase aasta jooksul teha seda, jällegi mõneti õnnestunud, aga oleks võinud kasvada suuremalt, aga kuniks ta on meil selline nagu veel suurem hobiprojekt kui burgerid, siis täna me peame olema sellega rahul. Mõni aeg tagasi te saite taimselt teisipäevalt ka auhinna kui parim taimne roog, järelikult ikkagi midagi selles biffis on, mis ka teistele silma jäi, et ei ole päris nii, nagu te ütlesite, nagu sa ütlesid, et teistel on põhimõtteliselt hernebiff täpselt samasugune. Aga et auhind tuli vaata Veelende burgerile, mitte Peaceout'ile. et seal on see ja me näeme, et inimestel see vegan juustuburger väga meeldib ja püüame seda siis taset selles vaates hoida kõrgel ja eks auhinnad on alati toredad, aga subjektiivsed. Aga kas neid auhindu, mis on aja jooksul veel päris mitmeid tulnud, Euroopas 21. aastal saite ju 5. burger olite Euroopas, kui ma õigesti mäletan. Mida üldse tähendab mingi sellise auhinna saamine ühe toidukoha jaoks? Kas peale seda tuleb huvi kuidagi kasvab? Kas peale seda on endal lihtsalt hea tunne, et järelikult ikka teeme õiget asja või mis see kasu päriselt on? Ja mis on eesmärk? Michelini tärnid? Ei, vist
ma ei ole nii kursis, aga ma arvan, et seda tärnikest meil selles võtmes isegi ei ole vist võimalik üldse saada, arvestades, kus me toimetame. Aga muidu, kui sa küsid, mis muutub, siis tookord, kui see Big Seveni tunnustus tuli või Big Seven Traveli tunnustus, siis käive kasvas hüppeliselt. Et see vist on enam-vähem käibetõde, et kui saad ringvaatesse, siis on juba hästi ja me ringvaatesse saime ja tulid seal oli ikka väga-väga palju erinevaid inimesi, kes tahtsid proovida, ma ei tea, neil läks ka vahepeal sassi, et me tahame seda auhinnatud pelmeeni ja kõiki neid asju, aga et inimesi tuli väga-väga palju ja järjekord oli Baltas väga pikk, et see on võib-olla kindlasti ka üks selline tore kogemata juhtunud õnnestumine, mis meile omal ajal väga palju hoogu juurde andis. Aga kuidas teid üldse märgati? Kas te ise saatsite siis oma burgeri sinna proovida või keegi käis siis, mingi spioon käis siin? Pole aimugi. Ma kirjutasin tookord neile ka kirja, et kuidas see sai juhtuda või et kuidas teie see hinnang üldse töötab, aga nad ei vastanud meile kunagi, et see, selle võrra ma ütlesingi, et auhinnad on subjektiivsed, et ei oskagi öelda, sellist juhtus, me oleme väga tänulikud, et see juhtus ja tõenäoliselt oleme kogemata suutnud sellest ka nagu maksimumi realiseerida, et sellega läks hästi, aga auhindadest veel, mis on meile olnud ka väga oluline, on see Woldi restoranide auhinnad, et see iga aasta lõpus, ikka ta on aasta lõppudes, et ta tõmbab ka korraliku sellise vurri käima, et inimesed hääletavad ja sotsiaalmeedias elu käib, et see on ka tore, võib-olla natukene teistmoodi auhind, et jällegi rahva lemmik, alati subjektiivne, aga siiski tore. Korra tagasi minnes selle Põhjala nii-öelda toidukoha juurde, et mis seal siis nagu lisaks sellele, et kaasamüük ei töödanud, et kas algselt arvasite, et läheb nagu tuleb müüki kõvasti, et kuidas see arvutus nagu valesti läks, et te ütlesite küll, et Exceli poisid ei ole, aga kus te nagu selle möödamineku tegite? Me võib-olla ülehindasime seda, kui kiiresti Põhjala tehas suudab ise kasvada, et see on võib-olla üks viga meie selles tehtes ja teine võib-olla siis see, et äkki ülehindasime ka seda, et oma seda nii-öelda siis väärtust sihtkohana, et viitsitaks tulla sellepärast sinna Kopli lõppu, tuleb välja, et väga palju ei viitsitud, kui me just ei teinud mingeid eriüritusi, siis oli alati tore tuba rahvast täis ja siis mingi hetk selles keerulises faasis me mõtlesime välja ka, hakkasime tegema töötube, jälle toimis väga hästi, aga mitte piisavalt hästi, et see oleks olnud äriliselt tasuv ja ma tegelikult arvan, et selline suletud uste taga privaatselt töötubade tegemine polegi see, mida Põhjala tehas oma arenguks vajab, et mistõttu võib-olla see selline sõbralik lahkuminek mõjub hästi mõlemale poolele, et nemad ehk saavad sinna mingi sellise rindniku, kellel seal hakkab asi tööle, kes meelitab inimesi sinna oma uudsuse või mingi muu nüansiga, et tegelikult on seal ju tore ja lahe, kui sinna sattuda. Aga kuhu järgmine putka püsti pannakse või ostate juurde autosid, hakkate sõitma ka Baltikumi vahet, et mitte ainult Eesti-siseselt? No me tahtsime ühe auto maha müüa, aga panime vist liiga kõrge hinna, et ei leidnud ostjat, võib-olla hindasime seda sentimentaalset väärtust asjale üle. Ja siis otsustasite, et jätate ja siis me jätsime et alles ja praegu vaataks, tore on, et alles jätsime või et alles jäi, ei saa öelda, et jätsime, see polnud vabatahtlik. Aga ei ole täna ühtegi sellist konkreetset laienemisplaani, et me lähme suvel jälle Helsingisse burgerifestivalile, kus meid eelmine aasta võeti väga-väga hästi vastu. Et lähme proovime, kuidas läheb siis, kui lähme teist aastat järjest, siis see uudsusaspekt on jälle kadunud, et kui palju me sealt saame nagu täitsa uut klienti, kui palju on neid lojaalseid eelmise aasta omasid. Et me näeme, et sellest Helsingisse käigust on meile väga palju kasu ka Balta igapäevas, sest soomlane on ikka väga tihe Tallinna külastaja, eriti Helsingis elav soomlane, et nad jõuavad Balti jaama turule üpris tihti ja Soomes on väga-väga elav burgerikommuun, mida meil Eestis ei ole.
et see on siis Burger Lovers Finland või Helsingi, ma ei teagi, kuidas see kommuuni täpne nimi on, et seal on toimuvad nende eestvedamisel praegu minu arust nüüd see ja eelmine nädal või see ja järgmine nädal isegi toimuvad Soome või siis Helsingi burgeri nädalad, mis on sama nagu meil on restorani nädal, seal on see ainult burgeri nädal ja toimub igasugust lisaprogrammi ja siis suvel enne seda festivali toimub selline koos isegi mingite telekanalitega vist Soome parima burgeri valimine, kes siis tavaliselt juhtumisi on ka seal festivalil kohal ja see publiku nagu magnet ja on lisaks seal Facebooki grupis käib väga tugev burgerite arvustamine, siis kõik Soome nurgad ja Tallinna kohad seal on kõik pulkadeks võetud, et see on tore, seda laadi kommuuni täna veel Eestis ei ole, võib-olla peaks tegema. Kas teie firma nimi käib ka sealt läbi? Ja, et kas see hea või halva sõnaga? No, seni on ikka vist olnud ainult heaga, et seal on jällegi skaalad on erinevad, kes hindab 10 palli skaalal, kes hindab 5 skaalal, et otseselt keegi pole öelnud, et crap oleks. Selles mõttes on vedanud. Kus te mujal olete käinud burgerifestivalidel, näiteks Euroopas? Ei olegi, et tegelikult see Soome ongi olnud täna meie võib-olla ainus välisriik tegelikult, kus me oleme käinud. Me tahtsime kunagi enne koroonat hädasti väga minna ka Riiga, aga siis tuli koroona ja siis läks see kõik vussi, et võib-olla proovime lähiajal sinna ka, aga mingit kindlat plaani tegelikult ei ole, sest see juba Soome minek on päris põnev selline bürokraatia rägastik, et kuidas esiteks seal Helsingi linn, Soome vettamet ja Soome maksuamet, et kuidas need kõige kolmega panna oma asjad toimima niimoodi, et ei oleks probleeme, oli meil tegelikult eelmine aasta päris huvitav. Saime hakkama, et see aasta on kindlasti väga palju lihtsam, aga selline seal käib asjaajamine teistmoodi ja paberid tahavad millegi pärast ei ole õnnestunud saada seda Vero Accessi, kuigi ma olen üritanud nendega seda saavutada, siis nad ütlevad, me ei tea, mis toimub, paraku ei saa ja siis tulevad paberkirja postkasti, millele tuleb ka paberkirjana vastata, et see on väga huvitav ja siis ühele kirjale me vastasime, kiri läks kaduma ja siis kuu aega oli kiri kadunud, siis helistati, siis ma ütlesin, äkki ma saan meilile saata, väga ei taha, aga okei. Et me väga üllatav, sest me oleme siin Eestis, need asjad on ikka väga-väga mugavad. Ja, no me oleme ikka e-riik. Ja. Aga kui küsida nüüd see tüüpiline küsimus ka, mida alati küsitakse ettevõtjate käest, siis kus te ennast 5 aasta pärast näete, kus te 10 aasta pärast, et kas on peast läbi käinud mingi idee, et ühel hetkel äkki peaks minema sügavamale Euroopasse, minema päris ookeani taha ja kuidas siis see nagu transport välja näeb, et kuidas see Viljandist see kukkel saab sinna Ameerikasse? Mõneti need samad probleemkohad, mis sa praegu välja tõid, ongi äkki olnud meie selliste nagu suurte laienemisplaanide piduriks, et kui me oleme ennast ehitanud üles siin Eestis väga tugevale kogukonnatundele ja värskele Viljandi saiale ja värskele Eesti mahelihale, siis kui me hakkame seda järsku sügavkülmutama ja vaakumisse panema ja saatma külmakonteineritega, ma ei tea, Hispaaniasse, siis kas see on enam sama? Et me ei ole suutnud ise sellele küsimusele veel ära vastata, et võib-olla 5 aasta pärast oleme ja saame rääkida hoopis teisel skaalal mingitest olmemuredest, siis täna me tegelikult me korra mõtlesime väga tõsiselt selle peale, et võib-olla nagu kuidagi väiksemal skaalal laieneda või proovida mingisuguseid pimeköökide kontseptsioone välisriikides, et ei pea avama restorani, et on need igasuguseid siis neid koos tegemise kööke, kus on siis suur ruum, mitu kööki, et rendid seal oma selle letinurgakese ja müüd ainult siis kullerplatvormidel. Aga siis samamoodi kuidagi hakkasime võib-olla pelgama seda brändi tugevust just selles vaates, et näiteks miks peaks Veelende burger kõnetama kedagi Vilniuses või kuskil mujal, et kui me need asjad suudame oma peas välja mõelda, siis ma arvan, et siis me ka lähme, aga täna me oleme veel kimpus nagu selliste eksistentsiaalsete küsimustega. Aga mis su see enda kõige helesinisem unistus on olnud, mis on üldse pähe tulnud, et mingi eesmärk kas või
kas või siin Eesti-siseselt, et mida te tahaksite saavutada, ma ei tea, 1 miljon burgerit aastas müüa või mingi selline eesmärk, mille te olete seadnud? Naljaga pooleks oma Balta juhataja Semmole ütlesime, et meil on see aasta talle väga suur eesmärk, et Balta peaks tegema üksi 1 miljon eurot käivet, selle peal Semmo ostis Kanada piletid ja kolib oktoobris aastaks ajaks Kanadasse. et ei julge võib-olla liiga ambitsioonikaid eesmärke seada, aga noh, kui me jõuame selle jutuga, tahaks viia võib-olla selle fookuse sinna, et kogu see sünnipäeva kontseptsiooni tähistamine eelmine nädal. Et me tegime seal väga palju erinevaid asju, et me võib-olla tegelikult kuidagi, see ei ole mingi plaan või et see nüüd kindlasti me hakkame seda teed tegema, aga ikkagi ehitada juurde võib-olla burgeritele selliseid erinevaid, ma ei tea, meelelahutuslikke või kogukondlikke funktsioone, mis võib-olla ühel hetkel hakkaks ka kunagi mingitki raha sisse tooma. Et äkki VLND burgeri tulevik ei olegi see, et me oleme 5 aasta pärast burgeritega Euroopas, vaid äkki oleme hoopis nagu mingi muu välja mõeldud formaadiga. Et me tegime siin Ida Raadios raadiot, tegime Running Clubi, tegime üritusi, et igasuguseid selliseid siduvaid tegevusi on, mille tegemine tegelikult meeldib meile vähemalt sama palju kui purkside tegemine. Et võib-olla see ongi see, miks me Eestis ka natuke eristume, et me näeme väga palju vaeva sellega, et teha kõiki neid teisi asju selle ümber, mis võtab muidugi oma nagu aja ja ressursi, aga kui see on see võti, millega eristuda, siis me peaksime sellega kindlasti edasi tegelema. Kui suur teie meeskond on? Issand, me oleme 4 juhatuses, siis igal letil on juhataja, sellist aktiivset igapäevaselt ikkagi, ma arvan, 5-6 me toimetame, et kellel on veel mõni asi kõrval, sellel on, mõned teevad täiskohaga, mõned jõudu mööda ja siis suvepäevadel viimane aasta minu arust meid oli 50, et aga see on siis kõikide linnade kõikide koormusastmetega inimesed kokku, et meil käivadki inimesed, ma ei tea, 2 korda kuus tööl vahepeal, kellel on kooliga keeruline, aga suvepäevadele tulevad kõik. Millal sa ise viimati tomatid hakkisid ja kotletti praadisid? Mitte kunagi. See on kuidagi algusest saati on niimoodi kujunenud, et kui me alustasime juba selle 70 burgeri peoga, siis mina tegin kõike muud, mis oli köögist väljas. Kui hakkasime food trucki tegema, siis mina tegin kõike muud, mis oli köögist väljas. Teenindasin küll kogu suve seal kaasas ja kui me Baltat alustasime, siis ka esimesed päevad ma olin ise teenindajana letis, aga siis need teised asjad hakkasid kannatama. Tegin tegelikult kuni eelmise aasta sügiseni ka kogu sotsiaalmeedia ise, et igapäevane see sisuloome ja kogu see asi oli ka minu õlgadel, et seda töömahtu nagu kogu selle asja üleval hoidmisel on olnud tegelikult päris palju ka just seda väljaspool kööki, mistõttu ma ise ei ole kunagi tomatit VLND burgeri vahele hakkinud või viilutanud. Milline see su enda taust on, et kas sul tegelikult on need toidualased teadmised kuskilt varasemalt olemas olnud või sa ikkagi nagu burgeri fännina need kujunesid, et mis su enda taust on? Toidust ei teadnud ma midagi enne, kui me alustasime. Teadmised olid kõige muuga, mis puudutas, ma ei tea, siis sellist kogukondlikku ettevõtmise algatamist, aga üks meie äripartner Kristo, kes on ka juhatuses, et tema on selle Coca-Cooli lõpetanud ja kõige sellega siis aitas, et sealt on tulnud siis see baas ja siis aastate jooksul lihtsalt on sinna peale kasvatatud kõike seda know-how'd, et algus oli ikka väga keeruline, kõik need enesekontrolli plaanid ja need asjad, mis peab üks alustav siis restoran tegema ilma igasuguse toeta. Ikka oli tükk tööd ja murdmist, aga võib-olla jällegi see, et me tegime kõik need asjad ise otsast lõpuni ära, helistasime sinna Toiduametisse, et kuulge, me oleme siin hädas, siis nad aitasid sellega välja, et me võib-olla saime nagu sellest protsessist paremini aru ja täna on need juba märksa lihtsamad hallata. Kes see esimesena selle burgeri mõtte üldse õhku viskas ja mitu korda ta seda õhku viskas, enne kui te nagu tõsiselt hakkasite mõtlema, et see võiks olla meie äri? No see pidi olema kas mina või Oskar, kumb, et me tegelikult alguses
mõtlesimegi mingi aeg, et kuna mõlemad elasime Tallinnas, et okei, teeks Viljandis mingi pop-upi, siis me tegime selle ühe ürituse, aga mingi aeg mõtlesime, et tegelikult saaks suveks rentida köögi, siis me alustasime enne Baltat ja Food Trucki vist ka, tegime ka Viljandis sellist projekti nagu VLND Villa, kus oli ka tegelikult köök, kus me tegime burgereid ja pidasime sellist väikest baari, et kuidagi need asjad nagu mingi hetk juhtusid orgaaniliselt, kumb meist selle enne välja ütles, ma ei tea, et aga selle võib küll välja vist öelda, et tegelikult selle esimese, kui ma ise mõtlen, kust tuli see minu esimene burgeri säde, siis see võib-olla on seotud sellise elustiili kogukonnaportaaliga nagu Hooligan Hamlet, kelle siis selline kogunemine toimus kunagi seal Kadaka uulitsas ja sealt mingi nagu mälestus on, et ma peale seda nagu vaatasin kogu seda asja teistmoodi. Nii et tervitame uulitsat ka. Sa oled nagu hunt kriimsim, tegelikult sa tegeled ju 100 asjaga. Loetle palun, mida sa teed. Lisaks ka sellele, et sa oled Tallinna linnavalitsuses meedianõunik. Ja ega väga palju rohkem ei teegi, sa nimetasid ära ju. Et ei, ongi kogu see VLND burgeri toimetamine, siis nagu ürituste korraldamine. Jah, aga see on jällegi siuke hobiasi ja siis Tallinna linnavolikogu avalike suhete nõunik olin ka nüüd paar aastat, aga nüüd viimaste asjadegi just vaatame, mis saab edasi. Okei. Sa oled ühes intervjuus ütelnud, et sinust saab Viljandi linnapea. Kas täna sa harjutad seda Tallinna linnavolikogus oma? Pole ju pakutud kunagi. Aga tegelikult ei tea, et see Viljandi, ma olen ka muidu öelnud, et ma ei koli kunagi Viljandist ära. Et ka see, Võt, juba sa sööd oma sõdu. Et tuleb kontrollida, mida rääkida, eriti kui oled väga noor. Aga ma siiamaani usun siiralt, et ma kolin kindlasti kunagi Viljandisse tagasi ja ma olen ka tegelikult Viljandi linnavolikogu liige ise, et see osa minust käib alati kaasas ja Viljandi asju ajan hea meelega sellega seoses. Me teeme ka Viljandis jalgpalliklubi Tulevik, tõesti, nüüd hakkab vaikselt tulema asju meelde. Kõigil tuleb meelde nii palju. Et eks igapäevaelu on siuke virvaar ja põnevaid tegevusi tegelikult mahub tõesti igasse päeva, mis on just erinevatest valdkondadest, et võib-olla see hoiabki, lõpuks need asjad kõik kuidagi moodustavad võib-olla terviku ja lõpuks võib-olla siis ka minu, et mulle meeldib võib-olla natukene liiga palju tööd teha, aga see on senimaani, kuni need on nagu hobidega seotud, siis see tegelikult on tore ka. Sa ütlesid ennem, et Helsingis on selline kogukond purksisõpru. Kas sa oled ka Viljandisse suutnud midagi sellist luua? Kas Viljandi võtab nagu kas ta võtab VLND burgerit kui Viljandi Nogijat? Ei oska öelda, seda peaks tegelikult küsima seda kunagi, aga miks me eelmine aasta alles avasime Viljandis oma sellise püsiva selle toiduauto ja selle naljaga pooleks selle kõige tõsisem initsiaator oli see, kui ma läksin Viljandis Bauhofi koormakile ostma ja siis teenindaja küsis, et te teed seda Viljandi burgerit. Aga miks te Viljandis ei ole ja millal tulete? Siis mingi kurat, et kui see hakkab nagu sellistes kohtades nagu torkima, siis võib-olla on aeg pingutada, aga kuna me ühtegi sellist väga head ruumi selleks ei leidnud, siis me mõtlesimegi, et proovime selle toiduautoga, et seda saabki multifunktsionaalsemalt kasutada suvel ka, ma ei tea, muudel üritustel ringi sõitmiseks, et see tegelikult on toiminud ja Viljandis on tegelikult täitsa tore hulk püsikliente, kes on kujundanudki välja, et nendel perel on purksireeded ja kõik sellised asjad, et väikses linnas on lihtsam, seal jäävad näod meelde. Lähme korraks tagasi tootmise juurde. Kust kohas üldse tootmine käib teil ja kas see on Viljandis? Sa mõtlen nüüd Peace Out? Peace Out. Ja. Viljandis jah, et ongi seal, me olemegi kogemata oma asjad suutnud koondada kõik ühte majja, et meil on Peace Out'i tootmine ja siis VLND burgeri siis toiduauto ettevalmistusköök on kõik ühes majas Koidu tänaval ja seal me siis toimetame, et me selle tootmisruumi
võtsime rendile, tegime ta mõned aastad tagasi täitsa ilusti korda, tegime uued põrandad, värvisime seinad ja ostsime kõik uue tehnika sisse, et see seal näeb välja, täitsa nagu päris tootmine, et endalegi üllatuseks näeb väga hea välja. Aga jällegi, et polnud ju varem ühtegi seda tootmisettevõtet teinud ja tuli jälle võtta see Toiduamet telefoni otsa, et kuidas need tegelikult mida me tegema peame? No just, et kuidas need asjad välja näevad, aga kuna tegemist on siis täistaimse tootmisega, siis tegelikult on asjad lihtsamad, et sellist seda mingit, ma ei tea, liha roiskumise ohtu pole ja kõik need asjad on veidi kergemad, aga kui ikka majast elekter ära läheb, siis tuleb kiiresti mõelda, et kuhu sügavkülmadesse need asjad siis kõik ümber tõsta, et see piisaut on meil ju sügavkülmutatud toode põhiliselt, et siis sellist igapäeva ilu ja valu on ka ikka päris palju. Sa ise elad Tallinnas ja tootmine ja kõik suurem osa ärist on Viljandis. Kas see raske ei ole? Suurem osa äärist on ikka Tallinnas, aga lihtsalt need piisaudi mõttes on meil seal väga head inimesed, kes seda igapäeva tootmispoolt hoiavad töös ja kauba välja saadavad. Et aga see oligi meie selline väike võib-olla siis regionaalpoliitiline meede, et kui me saame seda teha Viljandis, siis miks mitte seda teha Viljandis, et proovime. Aga see elu jagamine kahe linna vahel, et kuna mul vanemad ja ka elukaaslase vanemad kõik on ka niikuinii ikka veel Viljandis, siis tegelikult see käimine on suhteliselt orgaaniline ja nüüd veel eriti, kui meil ka see jalgpalliklubi projekt, siis on tekkinud juurde veel ka jalgpalli vaatamise ja pildistamise kohustused ja hobid, et tegelikult seda vuramist on omajagu, aga auto ongi selleks, et aga sõita ja rongid ja bussid sõidavad ka. Jalgpalliklubist. Räägi sellest täpsemalt? See juhtus jällegi kogemata või et paljud asjad elus ikka juhusega tahtel tulevad, et meil oli soov tegelikult Viljandi tuleviku jalgaklubi toetada, olla nende sponsor või partner ja siis kuidagi jutu käigus tuli ka välja selline vajadus, et või mitte vajadus, vaid et ühisosa oli nii suur, et jõudsime omadega sinna klubi juhatusse ja siis tänaseks on ka niimoodi, et meiega klubi juhatusse tulnud kaasteline on saanud tegevjuhiks ja sellist igapäevast jalgpallielu elamist on ka tegelikult päris palju tekkinud. Aga see on jällegi avanud mingeid täiesti teisi perspektiive ka võib-olla siis kohalikust elust arusaamisel ja nende rõõmude ja murede mõtestamisel, et kulub ära nii ettevõtluses kui ka siis linnavoliniku tooli peal istudes, et see on selline väga tore ja vastutusrikas hobi, aga kuna ja eriti veel seetõttu, et seal on ligi 300 last treenib, eks, ja see teeb siis kokku umbes 1000 pealise kogukonna, kui kõik vanemad, õed-vennad sisse arvestada, ja Viljandi elanikkonda arvestades on see juba päris suur hulk. Mida tähendab aktiivne jalgpallielu? Nagu ma enne välja tõin, et suurem osa mängudest püüan ise näiteks ära pildistada, Viljandi tuleviku sotsiaalmeediakanaleid haldame koos elukaaslasega ja kõiki neid sponsordiile ja asju püüame ka siis sinna vaikselt siis juurde tuua, et seda klubi nähtavust kasvatada. Miks just jalgpall? On sul endal jalgpallitaust? Meil on kõigil jalgpallitaust, et sealt ongi niimoodi. Oskar tegelikult ju koliski kunagi Tallinnasse sellepärast, et FC Floras profina mängida, kuniks siis sai vigastada ja siis mina mängisin noorena jalgpalli, mu elukaaslane mängis jalgpalli ja meie 4 siis asutaja Kristo mängis ka tegelikult jalgpalli, et see on kõik kuidagi väga meie jaoks orgaaniline nagu areng, et ei ole küsimust, et miks jalgpall, pigem, et miks nii kaua eemal olime. Aga kui see jalgpall nii südamelähedane on, kas siis tuleval EM-il on ka mingid ühisvaatamised vanalinnas tulemas purksiga ja jalgpalliga? Ja venitate ekraani kohale ja... No tegelikult lühike vastus on jaa. Mitte ainult Tallinnas, me tegelikult tahaksime ka Viljandis seda 14. juuli on see finaalipäev, siis me tahaksime vedada suure ekraani kohale ja teha siis Viljandis laulukaare all istuvad inimesed, see ekraan on keset seda
tantsuala ja siis toimetada seal purksidega, näidata jalkat, võib-olla teha mingisuguse toreda sellise jalgpallipäeva juurde. Et selline see burgerite turundamine siis on. Me oleme siin rääkinud lähemale juba tund aega, väga põnev on olnud, ma tuli endal isu peale, ma tean, et ma tegelikult ei tohiks, aga ilmselt ma tulen mingi hetk podcast läbi. Ma viimase küsimusena küsiksin võib-olla sellise natukene teistmoodi küsimuse, et ülejäänud maailmas on olnud presidente, kellele väga meeldib burgereid süüa. Kas meie enda president on ka VLND burgeriga kuhugi pildile jäänud? On ta kuidagi tuttav üldse tuttav, sellega? kas ta on öelnud teile, et talle väga maitseb? Ei, minu teada ükski riigi, või üleüldse siis riigijuht ei ole avaldanud oma suurt armastust meie vastu. Küll ma tean, et vastne Tallinna linnapea Jevgeni Ossinovski on VLND burgeri väga suur fänn. Aga president Karisega seoses temaga me tahtsime teha eelmine aasta seda Sõber valima kampaania klippi, kus ta kahjuks ajapuuduse tõttu vist osalema tulla ei saanud, aga me ise loodame, et tema seal vabariigi aastapäeva peetud kõnes oli üks väga konkreetne lõik, kus ta viitas sellele, et noored võiksid valima tulla. Me loodame ise, et see on meie töö ja kasutasime seda klippi siis ka tegelikult selleks samaks agitatsiooniks ära ja selle siis ütleme nii, et koos president Karisega võitsime eelmine aasta kuldmunal hõbeda. Nii et varsti on presidendi vastuvõtul oodata ka VLND burgeri putkat. Ma väga loodan, sest kui oli Ugala teatris mõned aastad tagasi, siis vist oli tegelikult president Kersti Kaljulaid, kes tegi Viljandis vastuvõttu, siis me isegi tegelikult ennast pakkusime, et me võime tulla sinna, et ja nad öösel niikuinii lähevad kõik Circle K-sse kabanossi sööma, et me võime ennast ise parkida sinna Ugala ette, aga kahjuks sel korral vastust ei tulnud, aga võib-olla järgmine aasta, kunagi ei tea. Aga siinkohal tõmbamegi otsad kokku. Kris, ma ütlen sulle aitäh, et sa tulid ja meiega siin nii pikalt vestlesid burgeri teemadel ja üldse oma elust. Ja aitäh ka kõigile Ärikäigu kuulajatele. Aitäh kutsumast! Ärikäik.